Piibel on maailma enim mõjutanud ja maailmas enim loetud raamat. Nagu öeldakse, raamatute raamat. Aga mis on selle iidse teksti lugu? Kuidas seda on tõlgitud, kuidas seda on mõistetud ja kuidas see võiks meid tänapäeval kõnetada? Käisime tänavatel uurimas, kas inimestel on piibel olemas, kas nad on seda lugenud ja kui palju nad piibli tegelastest teavad. Kas sa oled kunagi piiblit lugenud? Ei ole. Aga sa tead, mis piibel on? Jaa. Ei ole. Kas sa tead, mis piibel on? Jaa. Oled sa seda juhtunud kunagi lugema? Ei. Olen küll. Võtsin täitsa ette ja lugesin otsast lõpuni. Jäin kuskil Vanas Testamendis natukene takerdusin, kui selleks vaevaliseks. Ma lugesin uue läbi ja siis hüppasin tagasi ja võtsin vana uuesti ette. Kas teil on piibel kodus? On küll. Kas te olete seda lugenud? Nüüd viimasel ajal ei ole. Kas sa oled piiblit kunagi elus lugenud? Ei ole. Aga oled kuulnud piiblist? Olen. Ja on. Kuskil on. Kas teie olete ka lugenud piiblit? Olen ikka, jah. Piiblilugusid lastele. Tegelikult tuli meelde, et on ja väga vana piibel, aga ma ei ole seda lugenud. Aeg-ajalt ma ikka mõtisklen enda elukäigu üle, et ma tulen sellisest mittekristlikust taustast ja selles olukorras piibel minule sisuliselt mitte midagi tähendanud. Eks see stereotüüp ikka on, et on selline muinasjutt või iidne raamat, millel tänapäeval pole mingisugust kaalu või tähendust enam. Aga nüüd, kus ma ise olen siis aktiivne usuinimene Jeesuse järgi, siis ma olen avastanud, kuidas piibel on niivõrd tohutut rikkust täis. Ja mida rohkem ma ise seda õpin ja uurin ja mõtlen selle üle, seda rikkamaks otse kui muutub. Ja seepärast ma olen ka otsustanud isiklikult pühenduda just selle rikkuse avastamisele ja et seda rikkust tuua siis ka tänapäeva inimestele kuidagi päevavalgele. Kui me nüüd mõtleme piibli all sellist raamatut, siis algkristlastel piibliraamatut ei olnud. Algkristlaste pühakiri oli tõlge, kreekakeelne Septuaginta. Ja juba 2. sajandil hakati tõlkima nii vana kui Uue Testamendi tekste ka teistesse keeltesse, olgu siis vanaladinakeelne tõlge või süüriakeelne, koptikeelsed ja kõik dialektid, pohari ja muud, mis sinna juurde kuulusid. 1. sajandi lõpuks oli pühakirjas 22 või 24 raamatut ja see sõltus sellest, kuidas neid raamatuid kokku loeti. Ja 4. sajandi lõpuks oli Uues Testamendis 27 raamatut, kuigi kogu kristluse ulatuses on tänapäevani kasutusel pisut erinevad kaanonid. Pildil nägime pilte Qumrani koobastest leitud käsikirju Heebrea pühakirjast ehk Vanast Testamendist ja neid on seal hästi palju, üle 1000 teksti ja üle 10 000 fragmendi. Ja need pärinevad aastast 300 või 3. sajandist kuni 1. sajandini enne Kristust. Ja Uue Testamendi koha pealt teksti rekonstrueeritakse ligikaudu 5800 kreekakeelse käsikirja põhjal ja nii palju käsikirju ei ole säilinud ühestki hilisantiigi dokumendist kui Uuest Testamendist. Samas ühestki Vana ja Uue Testamendi raamatust ei ole säilinud algteksti. Sestap tuleb leppida rekonstrueeritud algkeelse tekstiga ja nende koostamine on siis tekstikriitikute ülesanne. Samas teame, et tõlkimisel kipuvad tähendused muutuma, sest keelte struktuur, lauseehitus ja grammatika ei ole ju samad. Ja nii tulid uute tõlgetega paratamatult esile ka uued tekstivariandid ja mõned jäist need käivele päris pikaks ajaks. Näiteks jõuluevangeeliumis on salm, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel, 2.14. Kuid ladinakeelne tõlge, mis põhineb ühele kreekakeelsele tekstivariandile, ütleb salmi lõpuosas hea meele või hea tahtega inimestele. Ja jõuluoratooriumites, kus iganes kasutatakse ladinakeelset teksti, laudakse tänapäevalgi pax hominibus bonae voluntatis. Läänekristluse puhul tuleks nimetada ka Hieronymust, kes kõigepealt redigeeris paavst Damasuse palvel vanaladinakeelseid evangeeliumi tekste, siis tõlkis Origenese poolt koostatud Septuaginta teksti ja elu lõpupoole ka enamus Vanatestamendi raamatuid heebrea keelest ladina keelde. Ja tõlked teistesse Euroopa kõnekeeltesse, näiteks anglosaksi keelde ja alamsaksa keeldi, need hakkasid ilmuma 8. ja 9. sajandil. Hieronymuse tõlkest sai 16. sajandil Trento kirikukogul Rooma katoliku kiriku ametlik tõlge.
Ortodokskirikuid jäid kreekakeelse Septuaginta ehk parakristliku piibli juurde ja protestandid joondusid rabiinlikus piiblis oleva lühema Vana Testamendi. Keel paratamatult muutub ja niimoodi ka piiblis on väga palju erinevaid keeli juba koos ka originaalis, vanast heebrea keelest alates ja siis Uue Testamendi kreeka keeles ja seal ka on erinevaid keelekihistusi, aga on ka vanad tõlked nagu Vulgata, väga oluline ladina keele tõlge ja Eesti piibli eeskujuks oli ikkagi Luteri saksakeelne tõlge, kuigi ka kasutati originaal tekste. Aga hilisemal ajal me näeme, et keel paratamatult on muutunud nii oma sisemise arengu tõttu kui ka keelekontaktide tõttu ja nii meil on olnud vaja ka uusi tõlkeid. Võiks öelda nii, et 300 aastat tagasi, kui tuli esimene piibel, siis see oli selline tugev vundament, et paarsada aastat nagu sellel püsiti, suuri muudatusi ei tehtud. Kuid juba 19. sajandi teises pooles saadi aru, et keel on nii palju muutunud, et on uusi tõlkeid vaja ja 20. sajandil me näeme, et korduvalt on püütud piiblis siis uuesti tõlkida, et see oleks ka tänapäeva Eesti inimesele arusaadavam ja see keel tunduks loomulikum, sest ka see originaalkeel ju oma aja inimestel oli ikkagi loomulik keel, eriti Uues Testamendis see kreeka keele variant, mida on kasutatud, oli just see tollane argikeel. Ja sellepärast ka me näeme tõesti, et korduvalt viimasel sajandi, siis 20. sajandil tehti uusi tõlkeid ka Eesti teoloogide poolt ja ka keeleteadlastel oli seal oma oluline roll. Näiteks Uku Masingu tõlgid, mis 30. aastatel ilmus, toimetas Johannes Voldemar Veski, kes oli tol ajal Eesti kirjakeele kõige suurem autoriteet, või siis hiljem 68. aasta piibli väljaannet Johannes Aavik. Need on nagu 20. sajandi Eesti keeleloos ka kõige suuremad nimed. Ja miks nad selle suure tööga ette võtsid? Sest nad said aru, et tegemist on kõige tähtsama raamatuga. Eesti keelt on ta väga palju kujundanud ja Eesti kirjakeel sellisena, nagu ta meil praegu on, see ongi, me võiksime öelda, et selline piibli keele põhjale loodud ühiskeel, mida siis iga põlvkond on veel oma vajadustele vastavalt kohendanud, kuhu on muidugi väga palju tulnud uusi sõnu, oskussõnu juurde. Aga teiselt poolt on ka jäänud juba sellest vanast trükist ja võib-olla veel vanemast keelest. Ja on hästi palju ka piibli ütlusi, mis meil on nüüd tänapäeva eesti keeles sellised, et me ei saagi aru, et nad üldse piiblist pärit on. On lausa ka selliseid sõnu, mis on eesti keelde toodud. Näiteks Paul Ariste ka on just sellistest huvitavatest laensõnadest kirjutanud, mis tulid piibli keelest. Näiteks jaanalind või tohuvapohu suure segaduse tähenduses. Aga muidugi väljendites on seda väga palju ja kui nüüd rääkida eesti meeles, siis seda me nendes väljendustes näemegi. Aga näiteks kas või selline ütlus, et igal asjal oma aeg, et see on nagu piibli kontekstis väga arusaadav, sest tõesti need piibli juured ja kultuurilised mõjutused, mis ka tänasesse päeva ja tulevikku kanduvad, need on ju läbi aastatuhandete ja need on meid sidunud ikkagi selle euroopaliku kultuuriruumiga. Kui me räägime näiteks raamatusõnast üldse ja sellest, et kas piibel on raamatute raamat, siis tõepoolest piibel koosneb väga paljudest raamatutest. Ja kui siis 1739 esimene piibel välja andi, siis selles esimeses trükis on niimoodi, et sinna peale on küll kirjutatud püha raamat ja siis püha kiri, Jumala sõna, kõik erinevad eesti keele, need tähtsad mõisted on seal reas, aga siis ka piibli eri osade kohta, igal pool on raamat. Ka seal, kus tänapäeva piiblis on näiteks kiri heebrealastele, seal on ka raamatu sõna kasutatud. Ja see raamat algselt tähendas ikkagi sellise vana kreeka keelest tulnud ja siis kirikuslaavi keele järgi ka eesti keelde sellist väärtuslikku kirjalikku dokumenti.
Ja selle kõrval teine huvitav sõna on muidugi kiri ja kirjatarkus. Kirjatundjates ka piibli mõistena nagu on kahel viisil seda käsitletud ka see, et selline kirjatundja kui kindlate reeglite liigne nagu tähenari ja teine hea sõna mõiste, et see võib-olla ei ole alati positiivne, aga kirjatarkus jälle on positiivne asi, et ikkagi siin me näeme ka, kuidas meie jaoks sellel sõnal kiri on ka nii palju erinevaid tähendusi. See, et kiri on eelkõige saadetis, mida me kellelegi saadame, et see kinnistus ka alles 19. sajandil. Aga jällegi, kui me räägime oma kultuurilistest seostest, siis ikkagi ka soome keele mõju, nii nagu uuele eesti kirjaviisile, ka nüüd kirjakeele kujunemisele, nii nagu ta meil tänapäeval on olnud väga oluline. Aga soome keeles raamatu tähendabki piiblit. Vanas eesti keeles oli see püha raamat, aga soome keeles raamatsõna on jäänud just piibli tähenduses ja kirja on siis raamat ja kirjakieli olekski nagu raamatukeel, aga tegelikult laiemalt see ühine keel, mis ka kõiki eestlasi ühendab, nii emakeelseid eestlasi kui teisi ja mille abil tegelikult ka meie riik ikkagi toimib. Kogu õigussüsteem ja kõik see kirjatarkus oma erinevatel ja ka uutel viisidel. Ka raamatu ja kirja kõrval tõesti üks tähtis sõna on sõna. Ja nii nagu kiri on tegelikult selline ka päris vana omasõna, mis ulatub aastatuhandete taha, on seda ka sõna. Ja ka sõna puhul ilmselt just see sõnumi pool on olnud väga tähtis. Et kas või piibli tõlkes, et alguses oli sõna ja sõna väärtustamine ja et sõnal on kaal ja nii nagu me ütleme, et tuleb mõelda iga sõna üle, mida sa ütled, et selles ikkagi ka sõna tähenduse tõlgendamises on väga palju sellist kultuurilist meie jaoks. Ma arvan, et kõige rohkem ikkagi mõjutavad pigem sellised tõesti nagu erinevaid elutarkusi väljendavad ütlused. Need just, mida ka Arvo Krikman on uurinud ja näiteks, et kes ei tööta, see ei söö ja selliseid ka ikkagi ka eestlase enese tunde ja enese väärikuse jaoks olulisi ühelt poolt nagu ütleme sellise ühiskondlike normidega seotud väljendid, aga teiselt poolt ka täiesti emotsionaalset sõnavara, et näiteks südant puistama on samuti see, mis on nagu piiblist pärit väljend, või kurja juur, et mis on kurja juur ja meile tundub nad keeles ka loomulikud, neid on paljudes ka teistes keeltes selliseid vasteid, aga jah, et selles piibli kontekstis nagu need asetuvad omale kohale kindlasti. Aga on ka teatud selliseid terminid, millest on nüüd ka artikleid kirjutatud, näiteks kuldvasikas, mis on juba selline väga vana testamenti konkreetne nähtus ja mõiste, aga meie poliitilises kultuuris vägagi kasutatud, et mis see kuldvasikas siis on või ei ole, et selle üle saab nagu vaielda, et nii me võime ka öelda, et tõesti selline piibli keel ja mõttemaailm, et see on tänapäevas veel vägagi nähtav. Me võime tõesti öelda, et armastus sellises tähenduses, nagu me teda mõistame nii kõige sügavamal moel, et see on ikkagi jällegi meil läbi kristliku kultuuri tulnud. Et nagu kreeka keeleski armastusel on tegelikult väga mitu erinevat sõna, aga kui me eesti keeles mõtleme, siis eesti keele armastus on tõesti, et see on just nagu seal on see pühadus sees, see on nagu püha armastuse tähendus ja siis võib-olla ka praeguses keelekasutuses me mõnikord võimegi mõelda, et kuidas need armastuse väljendamise erinevad viisid, et kas need on kõik omavahel kooskõlas või on siin selliseid vastuolusid, et võib-olla me peaks nagu sellesse sõnasse siiski natukene suurema sellise
ütleme, pieteeditundega ja siiski mõtlema sõnade algsele tähendusele rohkem, kui me seda mõnikord teeme. Et milliseid väljakutseid siis esitab fakt, et me loeme oma emakeelset piibli tõlget? No igasuguseid. Tõlkimisel tekib paratamatult suur hulk probleeme. Tahes-tahtmata tuleb sisse tõlkevigu. Osad muistsetest kõnekujunditest on kaotanud oma tähenduse ja keegi ei tea, mida need tähendavad. Keeled on oma olemuselt mitmetähenduslikult. Rekonstrueeritud algkeelsetes tekstides on mitu varianti. Tõlked peavad arusaadavuse huvides kasutama sõnu, mida algkeeles ei esine. Ja aja jooksul muidugi sõnade tähendused muutuvad ja nii-öelda piibellikke sõnu, näiteks ristimine või prohvetlus, täidetakse erineva dogmaatilise sisuga. Kuid kõik see puudutab rohkem tehnilist poolt. Piibli sõnum on siiski selge ja enamasti inimestel ei ole probleemi sellega, millest nad aru ei saa, vaid pigem sellega, millest nad ülihästi aru saavad. Armasta Jumalat ja oma ligimest. Ära valeta, ära muretse, austa oma isa, ema ja nii edasi. Niisiis, kuigi tõlgetega on alati olnud parasjagu probleeme, võime siiski julgelt pidada oma emakeelset, eestikeelset piiblit Jumala sõnaks, sest ka tõlgitud piibel on Jumala sõna. Aga kui me tõesti mõtleme eesti rahvale ja eesti keelele, siis on olulisemad ikkagi need viimased 500 aastat. Kui ka nüüd aastal 2025 tähistatakse Eesti raamatu ja kirjakeele 500. sünnipäeva, siis muidugi see on hästi sümboolne arv ja see näitab, et ikkagi eesti rahvas ja ka eesti keel on päris vanade juurtega, aga muidugi piibli juured on palju sügavamal ajaloos. Siiski täispiiblini eestlased jõudsid ju ligi 300 aastat tagasi, kui 1739 ilmus esimene piibli täisväljaanne. Ja see oli väga tähtis saavutus, võiks nii öelda, ka Eesti rahva ja Eesti ühiskonna jaoks. Ka eesti keele ajaloos jagatakse meie keelelugu 3 põhiperioodi, räägitakse vana eesti keelest muinasaja lõpuni, siis sellest murranguaja keelest keskajal ja uusaja alguses, aga kui me räägime tänapäeva uue eesti keele sünniloost, siis see jääb just 18. sajandi algusesse ja piibli väljaandeni, sest piibel oli muidugi väga suur usuline saavutus, kultuuriline saavutus, aga ka väga suur ja tähtis sündmus Eesti kirjakeele ajaloos. Ja tegelikult piibli ilmumisest alates me saamegi rääkida eesti kirjakeeles kui ühisest rahvast ühendavast keelest, sest piiblit hakati lugema igal pool erinevates Eesti kohtades ja piibli keel sai nagu selle uue kirjakeele standardi aluseks. Tänapäeval muidugi me saame vaadata, et ka selles ligi 300 aastat vanas raamatus mitmed sõnad ja väljendid on teistmoodi kui tänapäeva keeles, aga me saame sellest aru ja see on nagu juba võrdlemise küsimus. Aga ikkagi me võime niimoodi öelda, et tõesti, et selle sündmusega pandi alus uusaja eesti keelele. Ja niimoodi ka rahvuskeelele ja ka rahvuse ühinemisele, mille jaoks on ka oma rahvuskeelt vaja. Muidugi kirjalike tekstide puhul meil võib tunduda, et need tänapäeval pikad ja igavad, kes jõuab nüüd 1000 lehekülgi lugeda ja vanu tarkusi vaadata, et keel elab mitmel viisil. Aga seda me näeme ka piibli keele puhul, et on rahvakeelde läinud väga erineval moel. Ja nii on ka arvatud, näiteks keeleteadlane Kristiina Ross on seda esile toonud, et ilmselt just ka laulude kaudu ja kiriku laulude kaudu paljud ka piibli väljendid ja mõisted kohanesid Eesti rahvakeelde palju loomulikumal viisil ja me teame, meil on ju ka vaimulikud vanad rahvalauludki olemas ja nendes tegelikult, kui me vaatame seda sõnumi poolt, siis on see ikkagi piibli sõnum.
et see on ehk oluline ka mõeldes tulevikule. Kui me nüüd näeme, et ikkagi selles moodsas sotsiaalmeedias ja netikultuuris meil on hääl ja pilt ja kiri kõike koos, aga tegelikult see piiblisõnum võiks meile välja paista väga erinevatel viisidel. Ja kui me vaatame ka enda ümber, kas või arhitektuuris, vaatame ka erinevate meie argikommete peale, kuidas me põhi peame, kuidas me üksteisega räägime, et seal kõigist on näha seesama kristlik kultuuri põhi, millele piibel on aluse pannud. Piibel on kokku pandud 1500 aasta jooksul. Hoolimata ajalistest ja kultuurilistest erinevustest käsitletakse siin läbi aegade tõdesid, mis on mõjutanud erinevaid kultuure üle kogu maailma. Nii loovad piiblitekstid selgust kümnetes eksistentsiaalsetes küsimustes, mille üle meie inimesed oleme läbi kogu oma ajaloo arutanud. See toob meid hermeneutika juurde ja hermeneutika on teadus tekstide tõlgendamisest. Õieti on hermeneutika nii tõlgendusteadus kui tõlgenduskunst. Ja tekstide all ei mõelda mitte ainult kirjalikke ülestähendusi, vaid ka pilte, nähtusi ja muud taolist. Ja tekstide all mõeldakse nende taipamist, tajumist, mõtestamist ja rakendamist. Hermeneutika hõlmab tõlgendusprotsessi tervikuna, kaasates siis nii autori kui tema intentsiooni, kui teksti enda, kui ka teksti tõlgendaja, sest tähendus sünnib teksti tõlgendamisel. Piibli kui tekstide kogumiku puhul võib-olla tuleks endale kõigepealt teadvustada, et nii kaua, kui on eksisteerinud tekstid, on eksisteerinud ka hermeneutika ja vajadus tõlgendada. Juba 400 aastat enne Kristust kirjutatud Nehemia raamat toob meile näite. Ja nad lugesid raamatut Jumala seadust peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi, 8.8. Või kui Heebrea kirja autor räägib ülempreestri ametist, lisab ta märkuse, see on raskesti seletatav, 6.11. Ent just nagu kauges minevikus, nii on ka tänapäeval kristlasi, kes tahavad üldse salata tõlgendamise vajadust ja olemasolu. Piibel ütleb selgelt, mida piibel ütleb ja jutu lõpp. Unustage ära oma keerutamised tõlgendamisest ja hermeneutikast. Kuid just siia ongi koer maetud. Tõlgendamise kui nähtuse eitamine ja ignoreerimine on paraku samuti tõlgendamine. Ainult et siiras usus, et ei tõlgendata, vaid võetakse Jumala sõna just nii, nagu see on. Aga kuidas ta siis ikkagi on? Kas Luuka 1.28 ütleb, et Maaria on armu leidnu, nagu tõlgendavad protestandid, või et Maaria on täis armu, nagu tõlgendavad katoliiklased? Kreekakeelne sõna kekaritomene perfekti vormis võib tähendada mõlemat. Nii protestandid kui katoliiklased lähtuvad tõlgendamisel oma tõekspidamistest ja loomulikult veelgi laiemalt oma haridusest, traditsioonist, kultuurist ja eelteadmistest. Seega kõige selle taandamine, mida piibel ütleb sõnasõnalisele tähendusele, moonutaks öeldu mõtet ja tihti lõppeks absurdis. Sama on tõene ka kujundliku osas, kõne osas. Pöörata kõik figuratiivseks tähenduseks moonutaks samuti öeldu mõtet ja põhimõtteliselt võrduks mis iganes ütlemisega. Seega jääb üle vaid pendeldada erinevate tõlgendusviiside vahel johtuvalt sellest, mida nõuab kontekst, kasutatud žanrid ja kõneviis, mida siis parasjagu kasutatakse. Ja siinkohal võib-olla tuleks hoolega meeles pidada, et esimesed kristlased lugesid Heebrea pühakirja teisiti kui juudid. Nad lugesid Vana Testamenti kristoloogiliselt, seda tähendab Kristusele osutavalt. Näiteks Paulus räägib Moosesest ja Kaljust ja mis ta siis ütleb? Ta ütleb, Kalju on Kristus, 1. Korintuse 10.4. Kristoloogiline Vana Testamendi lugemine ei keskendunud tekstide ajaloolisele referendile, vaid kasutas tekste uute referentidega ja uutes tähenduses. Tõlgendades juutide pühi tekste kristoloogiliselt leiti, et Vana Testament rääkis ühtlasi ka Kristusest ja see on kujundlik tõlgendamine. Nii et kristlik pühakirja lugemine on kujundlik pühakirja lugemine. Hermeneutika on vajalik sellepärast,
et me teaksime, mis me teeme, kui me piiblit loeme, kui me piiblit seletame. Millistest normidest, millistest kriteeriumitest me lähtume või vähemalt peaksime lähtuma. Ja võiksime öelda nii. Hermeneutika teadvustab tähenduse sündimise protsessi ja ka selles esinevaid karisid. See ei lase igat uitmõtet pidada piibli tegelikuks tähenduseks. Ja võib-olla siin tasuks ehk meelde tuletada, et armastus on see, millest piibel eelkõige räägib ja mille taotlemist piibel õhutab. Armastus on tõepoolest väga oluline hermeneutiline kriteerium. Me võime ju piiblist aru saada mitmeti, aga kui meie tõlgendused ei promo ja edenda armastust, vaid külvavad viha, sallimatust ja hirmu, siis isegi kui meil on õigus mingisugustes tehnilistes, filoloogilistes detailides, on meie tõlgendused kokkuvõttes väärad. Otsekoheselt öelduna oleme piiblist ainult siis õigesti aru saanud, kui meie piibli tõlgendusest johtuv elu külvab armastust. Piibli tekstide tähendus lähtub nende algsest kontekstist. Samas võivad need saada meile tähendusrikkaks ka meie igapäevases elus. Ma arvan, et see küsimus, kuidas piiblit kaasajal mõista, see on üks võib-olla kõige raskemaid, sest piibel ikkagi on, see on otse mõttes aastatuhandeid vanu teos. Pärineb täiesti teistsugusest ajast, täiesti teisest kultuurist ja siis piiblis endas on ka erinevad ajastud esindatud ja erinevad kultuurid ja erinevad perspektiivid ja siis tundubki, et kas üldse on võimalik seda sõnumit kuidagi tänapäeva üle tuua. Ja muidugi usume, et ikkagi on. Ma arvan, et see hakkab pihta sellest, et me kõigepealt peaksime mõistma, mida see raamat algsetele adressaatidele siis ütles. Mida see tähendas neile, kellele need raamatud suunatud olid. Ja kui niimoodi seda vaadata, siis on huvitav näha, et piibel võib-olla ei vasta nendele küsimustele, mida meie tänapäeval sellest just küsida tahame. Et ta võib-olla esitab teisi küsimusi, või õigem oleks öelda, et need inimesed, kellele piibliraamatud suunatud olid, nad küsisid teisi küsimusi elu, maailma ja Jumala kohta. Näiteks üks selline läbiv teema, mis ma näen just Vanast Testamendist hästi välja tuleb, on see, et kuidas maadeldakse sellise eksistentsiaalse ebastabiilsusega elus. Meil on võib-olla tänapäeval natukene raskem seda kogeda, kuna me elame ikkagi suhteliselt mugaval ajal, meil on päris turvaline, meil on pigem üleküllust, aga elada püsivalt selliselt, kus sa tegelikult ei tea, kus mul leib homme lauale tuleb. Ma ei tea, kas homme on enam turvaline. Ja tegelikult see piibli maailm laias laastus selline oli, kui mõelda just Iisraeli peale. Elatakse siin suurte rahvaste, suurte impeeriumite keskel, loeme sõdadest ja hädadest ja nüüd sellises ebastabiilses olukorras sõnum sellest, et on Jumal, kes valitseb. On Jumal, kes ikkagi hoolib sinust. See muutub palju sisukamaks ja kõnekamaks. Ja kui me sellest printsiibist aru saame, siis ma arvan, et saame minna edasi ja hakata neid põhimõtteid tooma ka tänapäeva. Kristlaste jaoks on ju esmalt kohe aru saada, et on liigendatud 2. Meil on Vana Testament ja siis on Uus Testament. Võiks öelda nende kohta ka Vana leping ja Uus leping. Vana Testament ehk siis Vana leping tegeleb põhiliselt siis Iisraeli kui rahvusega, kuidas siis Jumal nendega tegeles, nende ajalugu ja nende siis võidud ja läbikukkumised. Ja siis Uus Testament tegeleb pigem just selle kõige parandamisega ja selle keskmes on siis Jeesus Kristus, kes on otse kui vastus nendele hädadele või küsimustele, mis siis Vana Testament püstitab. Aga nüüd need individuaalsed raamatud, seal on ka teatud moodi liigendatud ja kui me mõtleme just Vana Testamendi peale, siis kristlikus traditsioonis on populaarne rääkida sellisest 4-lisest liigendusest. Et on Toora, 5 Moosese raamatut, ajalugu, tarkus ja prohvetid. Aga mulle isiklikult meeldib mõelda just sellisest juutlikust kanoonilisest jaotusest, sest Uus Testament eeldab just seda 3-osalist jaotust, nii nagu see juutidel oli. On Toora, 5 Moosese raamatut, siis on prohvetid ja siis on kirjutised. Ja prohvetid on see jaotus, mis sisaldab siis vähemalt meie kristlaste jaoks ka neid teose, mida me nimetame ajaloolisteks. Ja kirjutised sisaldavad siis endas ka osasid ajalooraamatuid, mis on pigem siis Paabeli eksiili järgse, nagu näiteks Esra, Nehemia, Ester, 1. ja 2. ajaraamat, näiteks Ruti raamat ja Danieli raamat on ka just sinna plokki pandud. Ja nüüd need, jaotused, nad on natuke erineva fookusega ja natuke teistsuguse perspektiiviga elule ja Jumalale. Toora kui 5 Moosese raamatut, see tegeleb nende kõige fundamentaalsemate küsimustega, et kes Jumal on, mida ta tahab, loomine,
Jumala disain elu ja kõige jaoks, kuidas siis Jumal tahab oma rahvale lähedale tulla, mis on Moosese seaduse üks suur selline printsiip, mis sealt välja tuleb. Siis prohvetid, pigem ta on selline vaimulik kommentaar Iisraeli ajaloole, mis ühest küljest sisaldab väga selliseid karme kohtumistu kuulutusi, samas see on ka väga õpetlik ja mis näitab, mis juhtub ühe rahvaga, kui ta hülgab oma Jumala ja sellest prohvetlikud teosed ka räägivad, aga samas see sisaldab ka palju lootust, sest see räägib ka sellest, kuidas Jumal ei hülga ikka oma rahvast, et ta on küll õiglane kohtumõistja, aga samas tema arm tuleb ka sealt hästi esile, kus ta on lubanud oma rahva ikkagi kokku koguda. Ja siis kirjutiste plokk, mina ütleks, et see tegeleb pigem nüüd sellise elulise ja praktilise tarkuse küsimusega, kui me räägime lihtsalt siis tarkuse kirjandusest. Kuidas siin maist elu ikkagi hästi korraldada? Mis on need põhimõtted, mis töötavad, mida teha see ühes olukorras, mida teha teises olukorras? Ja samas see tegeleb ka raskete filosoofiliste küsimustega, nagu näiteks see, et mida me teeme teadmisega, et meil on õiglane armastav Jumal, aga samas inimesed ikkagi kannatavad. Ja tarkuse kirjandus ei ole vaid, ta tegeleb selle küsimusega. Ja sealt tuleb ka muidugi ka lootuse sõnum hästi välja, kui me mõtleme, et meie jaoks osad ajalooraamatud on sinna pandud. Näiteks väga huvitav on mõelda, et selles juutlikus kanoonilises jaotuses on ajaraamatud viimane raamat. Ja koomiline on mõelda, et vähemalt meie kristlikus kaanonis on siis Malaki raamat on viimaseks pandud ja see lõpeb sellise natuke negatiivse tooniga või nagu räägitakse needuse või needuse kuulutusega. Aga siis ajaraamat, see lõpeb väga positiivselt, see lõpeb lootuse kuulutusega. Jätab nagu sellise mulje, et Jumala käed on lahti ja et tulge nüüd koju tagasi. Nii et erinevad need jaotused räägivad natukene erineva perspektiiviga, erinevate asjade kohta, elu, usu ja Jumala kohta. Hästi huvitav ongi tõdeda, et piiblis on küll nii palju erinevaid hääli sees ja nii palju erinevaid raamatuid, aga see ikkagi moodustab sellise üleüldise terviku. Ja muidugi Uues Testamendis on ka erinevad raamatud, et me saame jaotada selle kõigepealt siis evangeeliumiteks, pluss siis apostlite teod, mis on selline üleüldine ajalooline kirjeldus sellest, kes siis Jeesus on, kuidas kogudus sündis ja kuidas jüngrid siis seda kuulutust edasi viisid. Siis kirjad, apostlite kirjad, epistlid, öeldakse nende kohta sellises erialases keeles, ehk siis Jeesuse järgijate ja apostlite kirjutatud juhised kogudustele, mis adresseerisid ka väga spetsiifilisi probleeme, mis seal erinevatel ajahetkedel oli. Ja siis viimane raamat, mis on ka omaette kategoorias, ilmutuse raamat, mis on kirjandusliku žanrina väga kauge meile, sest et meil kaasajal puudub paralleel apokalüptilisele kirjandusele, aga samas see on ka selline ilmutuslik tekst, mis tegelikult räägib päris võidukalt sellest, kuidas Jeesus on ikkagi kõikidest nendest maailma struktuuridest ja võimudest üle ja lõpuks Jumala riik taastatakse. Ja kui me võtame kõik need erinevad hääled ja need erinevad raamatud alates siis Vanast Testamendis ja lõpetades siis ilmutuse raamatuga, siis me näeme, et seal tuleb üks terviklik lugu esile. Ja see lugu on sellest, kuidas Jumal oma armastuses on loonud kogu maailma, ta on kavandanud siin ühe korra, tasakaalustruktuuri, tal on kindel eesmärk inimese inimkonnaga, nagu on siis loomisloost hästi lugeda, kuidas ta tahab elada sellises partnerlus- või perekondlikus suhtes inimesega, mina sõnastaksin seda nii. Aga siis me loeme sellest, kuidas see kõik katkeb, ehk siis me räägime kristlastena pattu langusest ja ma arvan, et iga inimene hoolimata enda usutunnistusest tunneb, et midagi nagu paigast ära. Ja piibel vastab just sellele küsimusele, et ütlebki, mis siis on paigast ära, meie suhe Jumalaga on katkenud, meie taevas isaga. Ja siis see, et terve Vana Testament on minu jaoks otse kui ka selline pinge või diskursus või selline tahe hakkama saada, jõuda Jumala juurde, aga samas inimene on ikkagi piiratud ja ta ei suuda sellega hakkama saada. Mitmes kohas Jumal tuleb vastu ja see jõuab lõpuks välja Uude Testamenti, kus meil antakse nagu väga selge vastus sellele, kuidas Jumal ise tulebki meile kategooriliselt vastu ja ta annab ennast meie eest. Ja niimoodi ehitataksegi kogudus, usurahvas ja see on natukene paradoksaalne, et ühest küljest on Jumala vastus Jeesuse näol meile tulnud, nagu me evangeeliumites loeme. Aga samas selline pinge võiks öelda säilib, sest et kuigi Jumala riik selles mõistes on nagu maa peale tulnud või tulemas, siis on ikkagi vaja elada edasi sellises, kuidas öelda, katkises seisundis. Aga kristlik tunnistus ilmutuse raamatu kohaselt on ka, et Jumal on lõpuks sellest kõigest ikkagi üle ja Jumala vastus Kristuse näol on tulnud ja me peamegi sellest usust kinni hoidma, et võidukalt jõuda lõpuni. Piibel ei ole juhuslik kogumik lugusid ja seadusi. Selle läbiv joon on Jeesus Kristus, elava Jumala poeg. Oled mõnest piibli tegelasest kuulnud? Ikka. Kas Joosep on kindlasti? Juudas. Mul meenuvad võib-olla sellised mitte just kõige sobilikumad, kohe mis jäid mulle pähe, selline tegelane nagu Lot.
kellel siis oli 2 tütart ja kes siis isa purju jootsid ja nii edasi, et sellised väga kummalised lood, mida kirikus kunagi ei kuule. Jeesus on olemas ja Mooses on olemas. kas te usute, et piiblilood on päris? Vot seda ma ei oska ütelda, ma ei mäleta, kuidas seal kirjas oli. ma arvan, et iga lugu on kuskiltki tulnud, et kindlasti on sellel mingisugune aluspõhi sees. No see on hea küsimus, ma usun. Ei. No arvestades seda, mida on historist tulnud, siis võib-olla pooltõde on seal, aga täistõde kindlasti ei ole. Ma usun, et seal on päris palju sellist telefonimängu, kuna asjad on kirja pandud ikkagi tükk maad hiljem, kui need oleks pidanud juhtuma, siis kindlasti on seal see tõe tera, aga nii nagu tänapäeval ka, et mida rohkem inimesed neid lugusid edasi räägivad ja jutustavad, et seal tekib natukene sellist tõlgendust ja ma arvan, et aastasadadega ja tuhandetega siis need lood ikkagi moonduvad. Aga selles mõttes on see ikkagi ajalooline raamat. Pigem ei usu. Piibel on elav raamat selles mõttes, et kuigi see on kirjutatud nii kaua aega tagasi, ta ikkagi kutsub meid kaasa mõtlema, oma elu üle järele vaatama ja vaatamagi, mida me usume, miks me elame ja mismoodi elada. Et selle kohta on hästi palju näiteid näiteks üle maailma, et kui me vaatame ajaloos tagasi, siis väga paljud inimõiguste organisatsioonid on saanud just selle tõuke just piibli õpetusest, et iga inimene on loodud Jumala näo järgi, see tähendab seda, et on väärtus juba iseenesest. Näiteks William Wilberforce Inglismaal, kes siis võitles orjakaubanduse vastu, see oli nende alustala, millest nad lähtusid, et inimesed on võrdsed ja me oleme väärtuslikud ja me ei saa kohelda teisi orjadena. Või siis väga paljud ülikoolid üle maailma, Oxford, Harvard, on alguse saanud tegelikult samamoodi kristlaste teoloogide poolt, kes siis tahtsid, et me saame ju seda maailma tundma õppida, mis Jumal on loonud ja kuidas me saame seda nagu teadlikumalt teha. Või siis Punane Rist näiteks on samamoodi rajatud kristlaste poolt või väga palju meie lääne õigusruumist, üksikisiku vara puutumatus, meie elupühadus ja sellised asjad tegelikult põhinevad piibli õpetusel. Või siis näiteks ka erinevad koolid, haiglad ja kõik sellised asjad väga palju on leidnud selle aluse nagu piiblist, et just, ja samamoodi ka, et tee teistele seda, mis sa tahad, et neile tehakse. Et piibel tegelikult on väga-väga palju meie elu juba siiamaani kujundanud, et ta on olnud elav ja ta on elav nagu jätkuvalt. Ja selleks, et siis ammutada seda tarkust, mis piiblis on või et leida ka neid teisi tõdesid, siis tegelikult meil tuleb mõista ka piibli konteksti. Et lühidalt me teame seda, et piibel on kirjutatud ju tuhandeid aastaid tagasi, umbes mitmekümne erineva autori poolt erinevas keeles, väga erinevas keeleruumis kui meie. Ja ta on tegelikult, piibel on raamatukogu. Et seal on poeesiad, seal on ajalugu, seal on olustikukirjeldusi, ettekuulutusi, seaduse koodeksid ja kõiki asju, et neid natuke tuleb erinevalt ka lugeda. Et kui mina nüüd tahan leida piiblis seda ajatut tõde või seda, et piibel kõneleks minule, et ta saaks kuidagi elavaks minu sees, siis mul tuleb ka seda arvesse võtta, et milline oli see ajalooline, milline oli see kultuuriline ja milline oli selle piibli siis keeleline kontekst. Sest enne, kui piiblil oli sõnum meie jaoks, oli tal sõnum siis nende inimeste jaoks, kelle jaoks on see kirjutatud. Olid seal erinevad Kaanani rahvad või siis Rooma ikke all olnud juudid või erinevad kogudused, värsked kristlased, kes maailma eri paikudes elasid. Nii et selleks, et mõista seda elu, mis piibel tahab meile anda, on meil vaja mõista seda elu, mis ta enne andis. Ja selleks on tegelikult ka eesti keeles orenevaid erinevaid abimaterjale, et kui sa võtad piibli kätte, siis soovitan tegelikult alustada Uuest Testamendist. See on see piibli teine osa, et Vana Testament räägib sellist piibli ajalugu, Uues Testament seda, kuidas just kristlus sündis. Et võib-olla, kuna see on ajalooliselt veidike lähemal, siis on hea sealt alustada. Ja tasub nagu ka uurida just see, et mis see kultuuriline olustik seal oli. Et võib-olla hea on alustada näiteks Johannese evangeeliumist või Matteuse evangeeliumist. Sealt saad õppida tundma ka Jeesust, kes tema oli, mismoodi tema elulugu toimetas ja kasutada ka mingeid lugemisabisid. Et eesti keeles näiteks on Piibel Plus, on niisugune piibli äpp, kus on erinevad raamatute alguses, on lühikesed sissejuhatused nende kohta või Piibli teejuht on üks veebileht, on erinevaid paksemaid teoseid, mida leiad kuskilt raamatupoodidest, mis natukene aitavad seda siis tausta tunda, aga samas see tundub jälle nüüd hirmus suur ülesanne, appikene, ma ei võigi piiblit lugeda, ma pean enne 7 raamatut läbi lugema, et päris nii see ei ole. Tegelikult hakka lihtsalt kuskilt peale ja mõtle selle peale, et võib-olla kui sa kõigest aru ei saa, sest võib-olla ongi osa sellest, et see on see ajalooline kontekst ja see
nagu see on nii teistsugune ja et võib-olla ma vajan natuke mingit abimaterjali, võib-olla lähen alfakursusele või leerikooli kuskile, et mis aitab mul natukene mõista kogu seda konteksti ja asja. Nii et soovitan piiblit lihtsalt hakatagi lugema ja mõelda, et nagu okei, mis siin on, mis mind kõnetab, kas siin on midagi, mis seostub minu eluolukorraga, et näiteks väga tuntud piibliõpetus, et tee teistele seda, mis sa tahad, et sulle tehakse. Okei, kuidas ma võiksin seda täna oma elus rakendada? Kuidas ma võin kedagi julgustada näiteks täna või olla kannatlik mingis olukorras või ja mida see muutis? Et väga lihtne viis, kuidas seda, mis piibel õpetab, proovida oma ellu rakendada. Teine oluline asi on läheneda piiblile niisuguse avatud meelega, et võib-olla kindlasti meil kõigil on eelarvamused, me keegi ei ole valge leht, meil on mingid eelnevad teadmised, võib-olla ka mõned asjad, mis isegi takistavad meil tegelikult õppimist, aga piibliga samamoodi, et okei, äkki see, mis ma arvan, ei olegi tõsi, et loe avatud meelega, lase piiblil mõnes mõttes kaitsta iseennast, las ta kõneleb sulle ja kasuta võib-olla mingit piibli lugemisplaani, sealt sama nendelt piibli teejuht lehelt võid näiteks leida piibli lugemisplaani, et ole järjepidev, tee märkmeid, kirjuta üles küsimusi näiteks, miks see nii on või miks see naa on. Et ma ei saa sellest aru, mida see võiks tähendada ja ma julgen seda väljakutse esitada ja öelda tegelikult, mis ma oma elus olen näinud tegelikult seda, kuidas Jumal vastab nendele küsimustele, kuidas piibel ise on vastanud mõnedele küsimustele, mis mul on. Nii et ma arvan, kõige olulisem samm on lihtsalt ole avatud. Mõtle selle peale, et piibel on läbi ajaloo avandanud nii palju mõju meie inimarengule. Selle, mismoodi me näeme iseennast, mismoodi me näeme seda maailma, mis meie ümber on, mismoodi me mõtleme, mismoodi tegelikult piibel kutsub meid kandma hoolt loodu eest ja kõik sellised asjad. Aga piibel kõneleb midagi ka meile isiklikult, ta on väga elav raamat. Ta on olnud seda läbi ajaloo ja on seda ka edaspidi. Nii et see on üks väljakutse, mis sa võid vastu võtta. Esimene asi kuidagi, mis meelde tuli, mis kirjakoht tuli meelde sellest ajast, kui ma ei olnud kristlane ja kuidas piibel mind juba siis tegelikult kõnetas, oli see kirjakoht, et usk on loodetava tõelisus ja nähtamatute asjade tõendus. Ja ma arvan, et see oli niisugune esimene julgustav kirjakoht piiblist, et mul ei pea olema kõiki vastuseid. Et ma olen alati tahtnud, et mul oleks, enne kui ma saaks Jumalasse uskuda, aga siis see kirjakoht tõendas kuidagi seda, et kõik on hästi, sa ei peagi teadma, et isegi kui sa ei näe või sa ei tea kõike, siis see ei tähenda, et piibel ei oleks tõene ja Jumal ei oleks tõene. Et see oli kuidagi võib-olla esimene selline suurem tähendus mulle. Ma arvasin enne, et ma oskan inimesi armastada, aga piibel, ma arvan, et piibel on nagu selline kompass või kuidagi teejuht. Et kui sul on elus mingid raskused või ei ole raskuseid, siis piibel kuidagi suudab sind kõnetada, julgustada sind, anda sulle lootust, kui sinul inimlikult nagu ei ole seda lootust. Piibel on olnud julgustuseks, et meil oli suhtes ka selline periood, kus me tahtsime lapseootele jääda ja me ei jäänud lapseootele ja sa hakkad igasugu asju ette kujutama, et kas üldse see on mõeldud meie perele või ei ole. Ja piibel on täis tegelikult neid lugusid, kus keegi oli viljatu või jäi lapseootele. Ja ma mäletan seda hetke, kus ma lihtsalt palvetasin Jumala poole kuidagi sellises ahastuses, et mis saab? Me oleme nii kaua ootanud, et mis saab? Ja pigem Jumal juhatas mind lugema Moosese raamatust sellist kirjakohta, et mis pani mind, lugesin seda kirjakohta, kus Iisak siis palvetas Rebekka eest, kes oli viljatu ja seal oli kirjas, et Iisak palvetas Rebekka eest ja Rebekka jäi lapseootele. Ja ma kohe kuidagi tundsin, et see oli nii mulle mõeldud, see oli nii meie perele mõeldud ja järgmine kuu ma jäin lapseootele. Et Jumala nagu piibel on täis lihtsalt erinevaid kirjakohti, mis saavad sind kõnetada ja võib-olla on ka niimoodi, et sa loed seda sama kirjakohta üks hetk ja see nagu ei kõneta sind samamoodi, loed teisel ajahetkel ja see kõnetab, et see on selline
imeline raamat, nagu tõesti nagu öeldakse, et elav raamat, et suudab sulle kuidagi just sinu südamesse rääkida õigel hetkel. Ja üldiselt ma lihtsalt tunnengi, et see on nagu eeskuju, et piibel on eeskuju ja selline nagu elujuhis, et kuidas elada, et kuidas andestada, kuidas armastada inimesi enda ümber, kuidas olla selline isetu. Et see on nii palju andnud tarkust, ma arvan, mulle. Ja lõpuks on kuidagi nii tore mõelda sellele, et kõik need käsud ja kõik need seadused, mis vahel inimestele tunduvad nii rasked, et nüüd ma pean olema kristlasena teatud viisil või piibel on täis ka selliseid jubedaid lugusid tegelikult, millest inimesed ei saa aru võib-olla, et miks oli selliseid tapmisi ja siis lõpuks Jumal ütlebki, et kogu seadus on võetud kokku 2 käsus või et armasta oma Jumalat kogu hingest ja südamest ja armasta oma ligimest. Ja minu arust, kui me kõik elaksime selle järgi, siis elu olekski palju ilusam koht. Et piibel ei ole selline keeruline, ei pea olema alati selline keeruline raamat, et see võib ollagi nii lihtne, et armasta Jumalat ja armasta oma ligimest. Ma arvan, et minu suhtes oma abikaasaga või lastega, et me oleme saanud nii palju nagu toetuda piiblile, kas või sellele, et me loeme lastega koos kirjakohti, et te ei pea kartma, Jumal on koos teiega, ükskõik kuhu te lähete. Või et kus piibel räägib andestusest ja me peame jälle kuidagi abikaasaga alandlikult tulema Jumala ette ja mõtlema, et kui palju on Jumal andestanud. Ja kui me tahame Jeesuse sarnased olla, et me andestaksime teineteisele ja et seal on palju sellist, palju mida eeskujuks võtta ja palju mida kuidagi lastele ka edasi anda, et nii toredad lood lihtsalt sellest, kuidas Jumal toob välja inimesi kitsikusest või juhatab nad välja orjusest, eks ole, et kuidas Mooses juhatas Iisraeli rahva välja sellest orjusest, et need on nagu suured lood, need tunduvad vahel sellised müstilised, et kas need nagu päriselt olid olemas. Aga ma olen näinud, et tänapäeval Jumal töötab samamoodi, ta toob meid välja olukordadest, kus me arvame, et ei ole väljapääsu. Ja ma arvan, et need lood need toovad sellist usku ja lootust. Need täidavad su südame sellise usu ja lootusega. Piibel on rohkem kui lihtsalt raamat. See on Jumala sõna, Jumala sõnum inimestele, mis võib muuta selle lugejaid kui ka terveid elulugusid. Kui sina oled valmis avama seda kui raamatute raamatut ja valmis oma elu sellele avama, siis sa võid kogeda, kuidas piiblit lugedes juhtub nii, et see hakkab sind ennast lugema.